kuidas te olete rahul tänase valitsuse ja nende otsustega? Ei ole rahul. Alati saab ju paremini. Ma olen nii vana inimene, et mina enam ei vaata üldse seda, mis toimub praegu maailmas. Jah, ma arvan, et enam-vähem hästi. Palju parem kui Ukrainas praegu. Teate, ma ei jälgi seda valitseda, on liiga pikalt seda antakse meile, et ma ei suuda seda jälgida. Ma arvan, et põhimõtteliselt on õigesti kõik langetades. Nii et nuriseda ei ole? Ei, ma ei hakkaks nurisema praegu. Mõningad võib-olla maksuotsused oleks võinud olla selgemad, kommunikatsioon oleks võinud olla parem. Võtame näiteks selle käibemaksu ajatamise või ütleme siis, et nüüd ta enam ei ole selline, nagu ta algselt oli lubatud ja nii edasi. Otsused on kreenis, otsused on nii-öelda see, keda valitsus peab reguleerima, see reguleerib valitsust kõige lihtsamalt öeldes. Aga kui mõtlete praegu enda sellise igapäeva elu peale, kas siis midagi võiks olla paremini meie riigis korraldatud? Teate, mina olen rahul sellega, mis mulle antakse. Ma olen positiivne inimene ja ma püüan leida seda plusspunkte rohkem oma elust kui negatiivsust. Seda on liiga palju, mida antakse. Aga kas oskate näha nende asemel aga mingisugust alternatiivi, kes võiks olla seal pukis? Sotside välja viskamine ja tegelikult ikkagi see, ma eelistaksin, kui meil oleks vasakpoolsem valitsus, kui meil praegu on. Aga kas selles mõttes olete ikkagi üldjoontes rahul, et need erakonnad praegu valitsevad või tahaksite näha seal kedagi teist võib-olla pukis? Ma võib-olla vastaks sedapidi, et kas teised oleksid paremad.